Oleme alleel Roosnailikult Oeti küla poole, mis on 70 aastat vana ja mis leidis paar päeva tagasi oma kurva lõpu. Nimelt, keegi kuskilt ütles, et need ilusad vanad 70-aastased jalakad on vaja maha võtta ja keegi lisas, et nad on isegi ohtlikud. Lembit Saasalu alustas siin oma kooliteed. Meie talu on siin paarisaja meetri kaugusel. Aastal 1953 ma olin väike poiss. Mäletan, kuidas Roosnailikult teetöölised tegid suure auke, kaevasid. Ja mis mõte oli? Et teha üks ilus allee siia. Sest Roosnailikult välja sõites oli säilinud mõisaalleed natuke. Ja vaatamata kõigile sõjast tulnud ja kõik väsid ja kõik. Aga kellegi inimesel oli see ilus mõte. Aga miks mitte? See on ilus väljasõit Roosnailikult, et teha allee. Ja need puud kasvasid, võin ka niimoodi öelda, koos minuga, sest ega loomulikult ega lapsi pane neid algul tähele. Sa näed, lihtsalt on puu ja kõik käib tast mööda, annab varju, tuule eest, mõnikord vihma eest, ronid sinna alla. Ma olen siin 100 korda, 1000 kordi jalutanud ja need auväärsed jalakad on vastupidi meile peavari olnud vihma eest, lume eest, tuule eest ja siin on praegu ilus jalgratta ja jalakäijate tee. Aga nüüd on saanud niisuguse kurva lõpu, mis sundis mind haarava heal sõbral kaamera, et tuleme koos vaatama veel neid jäänuseid, mis on jäänud nendest puudest. Ja puu on ju tõesti nagu üks pikk elu ja eriti jalakas, mis jalakas on ju, kuulub ka ikkagi pool väärispuude hulka. Ja ma siiski tänase päevani ei leia, et neid oleks pidanud niimoodi kõike maha võtma. Ma tahaksin rääkida nüüd 3 puust, mis on alles jäetud veel, sest ma käisin täna ka, eile käisin arboristiga rääkimas ja ütlesin, et ehk ta halastaks 3 puu peale. Sest siin on meie Õietalu teeots, kus ma 53. aastal väikse poisina, 5-aastasena tuli vaatama, et siin oli minu jaoks suur ime. Et inimesed, neid oli vähemalt 3-4, kes käsitsi kaevasid suured augud siia ja pandi puud kasvama. Et see viimane 2 päeva ma tulin seda veel vaatama, kui neid lõigati, oli mulle personaalselt siiski arusaamatu ja valus. Et ma ei saanudki teada, kes selle on otsustanud, miks. See on meie väärtus, meie varandus. Iga puukene, mis siin meie maamullas kasvab, on meie kõigiga ikkagi väga seotud. Et me kogu aeg hädaldame selle rahadega ja kõiki, kes me saame ehitada seda või teist. Aga kui on üks allee olemas, no teda saab ju hooldada. Kui on see näha, et üks oksakene on seal natuke midagi juba hakkab seal väsimine edasi, no lõigakad ära, kõik korras ja nii edasi. Aga mul on sellest väga kahju ja need inimesed, kes seda tegid ja otsustasid. Aga nüüd natuke jalutame ja ma näen, et siin on ikkagi mingisugused ristid peal, ikka keegi tahab neid ära võtta. Ja no mis see läbimõõt on? See on ju täiesti korras ilus puu, eks ole. Kasvab siin. Et see oli niisugune rabav löök, ütleme niimoodi, et võib-olla see on natuke suurelt öeldud, aga te olete tapnud 20 puud. Ja Lembit Saasalu hinge riivanud. No tapnud ta ei ole mind. Ma nii nõrgakene ka ei ole veel 75 hakkan saama. Ma olen esinenud 30 liigis. Ma olen teinud 7000 kontserti või rohkem. Näinud igasuguseid inimesi, küll presidente ja keda iganes selle maailmal. Ja see on andnud mulle selle selguse, kes me üldse oleme, miks me siin oleme
ja mis see maailm üldse tähendab. Nii et jalaka ees, vana jalaka ees ma alati kummardan. Inimesed, panustage midagi, tehke midagi, lõigata ja saagida. Meie tehnika juures on väga lihtne, aga istutage ja katsuge midagi teha. Eesti rahvale, oma sugulastele, oma lähedastele, ka võõrastele. Me oleme kõik üks. Kas on see või teine, see ei maksa mitte midagi. See meie ego ei maksa mitte midagi siin maailmas. Ja sõjad ja kõik ju tekivad ainult selle pärast, et keegi ei lepi kellegiga kokku. Kuidas üldse otsustavad? Neid peab alati rohkem olema, kes otsustavad, milline puu maha võtta. Ja teine asi, eestlane ütles 9 korda võõna ja siis lõika. Ja nüüd oleme tulnud siis selle pildi juurde, kus on meie võimsad. Võib-olla läheme isegi lähemale, vaatame seda puud siin kõrval. Ega ta siis nüüd nii kehvakene ka polnud, et oleks pidanud talle kohe andma täie matsuga. No vaatame, kui ilus. Ja ma loodan, et see jalakas ei panda ahju, et keegi sellest natukenegi leevendaks, kui ma teaks, et keegi sellest midagi teeb ilusat. Et ta niisama ahju ja niisama ära ei purusta. Et need puud on seda väärt. Alati võib vaielda. Noh. Siin ta nüüd on. See on ei arboristi pole vaja ega botaanikut ega mingi metsameest või kõik, kes ütleb, et oleks võinud teda siiski temaga viisakalt käituda. et sellel ei ole mõtet ja siin on mõned on veel märgistatud. Ma loodan, et ka see meie video täna laseks selle kuskile, et inimesed natuke saaksid aru. Ja ta on ju, ma helistasin Tartu botaanika-aega, mulle öeldi, et 90 aastat võib jalakas kasvada. No vaatame seda ka ilusat, kuidas see välja näeb siis. Kas kokku on siis 20 puud siin olnud. Ja sellel ju ka eluvaim sees, eks ole, pole tal enam midagi. Oleks pidanud ülevalt natuke ära lõikama. Ja Eesti riik ja rahvas, kas me tõesti oleme nii vaesed, et me ei jõua enam mingisugust 30 puud ära pügada natuke. Nii, vaatame, kui ilus puu ja milline võimsus. Et siin oligi alati mulle meelnud see, üks on nii suures kasvanud, teine lühem, kõik, et see on nagu inimene. Üks kasvab nii, teine naa. Ja ta on võimas. Milline ilus värv. Rohelised, tulge kokku ja imetlege ja vaadake. Siin on känd veel alles. ja puumehed ja sepad ja kõik. Mis sellest kõigest saab? Andke nõu veel. Kelle käes see materjalid on. Ärge teeda niisama ära muudumutase kuskile ahvaaga. Kuigi Eestis on praegu keeruline aeg, puu vist 120 seda 120 ei ole juba ruumi meetod. Ilus. Oota, häält teeb ka, eks ole. Teen väikse samba siia Alliku külla. Märgistajale tahaks öelda, et ma ei taha muud, kui ma tahan sulle silma vaadata. Paar sõna rääkida maailmast. Mis maailmas toimub üldse? Ja mõelda selle nendele inimestele, kes need puud on istutanud. Ja siis räägime, kas ta kukub maha või kukub sealt midagi või kuku. Ei kuku siis, kui hooldage alleid, hooldage puid, mis on ette nähtud. See raha on niivõrd tühine,
Nii et ärge seda vägikaigast vedage siin, teedel pole raha ja nii edasi. Tuleb kõigile asjadele leida. Nii et see oli esimene asi. Loodus annab meile millise värvilise kamma. Ja poisid, Eesti poisid ja tüdrukud. Ärge jamage. Nagu ütles Anton Hansen Tammsaare, kui me kokku ei hoia, siis me oleme nagu suits, mis hajub ilma ruumis.